Järgmise teemana räägime sellest, kuidas on võimalik lahtri sisu joondada, nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt. Selle jaoks esimene samm on see, et tuleks välja valida need lahtrid, millele me soovime joondust rakendada. Ja seejärel valida ülevalt vormindusmenüüst jällegi lahtrid aken. Lahtrite vormindamise aknast tuleks valida sakk nimega joondus. Ja siin on teil siis võimalik kõigepealt öelda horisontaalselt, kuidas te soovite joondada, kas vasakule, keskele, paremale, rööpselt või täidetud. Täidetud tähendab seda, et vastavalt siis lahtri laiusele. Või täiendavalt saate määrata ka vertikaalselt. See tähendab siis seda näiteks, et kui lahter on suur ja lai, kas tekst on pigem üleval ääres või on ta all ääres või on ta jaotatud rööpselt. Samamoodi on teil võimalus teksti paigutust muuta kraadidena. Et kui meil on vaikimisi tekst ju horisontaalselt, siis näete selle skaala peal, võttes sellest sinisest mummust kinni, on võimalik käsitsi keerata teksti. Ja näete, et need kraadid siin muutuvad. Ehk siis võib ka kohe siit kraadide pealt määrata näiteks, et ma tahan 90 kraadi ja seejärel klõpsan sobib ja vaadake, mis nüüd juhtub. Arvväärtused, ma märgin need read ära ja panen optimaalse kõrguse, on nüüd hoopis niividi trükitud. Ja nüüd, kui ma lähen uuesti vorminduse aknasse, vormindus ja lahtrid aknasse, ja näiteks määran ära, et on jällegi 0 kraadi, siis see tähendab seda, et on jälle normaalsel kujul.